ma olen nagu ühe ebamugavuse kaugusel crash out'ist. Ma peaks midagi tegema, aga ma ei suuda midagi teha, aga samas nii palju on teha ja kõik on mingi Maria, sul on raudselt ATH. Isegi kui ma olen nagu, et nii iga pühapäev ma teen plaani, siis kui jõuab kätte pühapäev, viimane asi, mis ma tahan teha, on plaan. Everything is gonna be okay. Oh my god, mu mured pole kadunud mitte kuhugi. Äge? Kõik läheb tegelikult hästi, kuniks meil jagub paigast. Tere hommikust, tegelikult on juba lõuna. Oleme tagasi järjekordse Maria vlogiga. Ma just saabusin eile õhtul tagasi Amsterdamist ja ei ole midagi nagu reisijärgne hommik, kus su elu pole kunagi rohkem kaootilisem olnud. Külmkapp tühi, korter sassis, tuju halb, energiat vähe, tööd palju ja ma üritasin hommikul vlogi alustada ja ma olin nii halva tujuga, et ma ei saanud. Ja nüüd ma käisin toidupoes, jalutasin ja mul on natuke parem olla, aga kuna endiselt ma olen nagu ühe ebamugavuse kaugusel crash out'ist hetkel, teeme väikese montaaži, kuidas ma natukene sisse elan tagasi koju. Panna oma pardid ritta või kuidas siis öeldakse eesti keeles ja see on see, millega ma hetkel tegelen. Ma tegin praegu sükse kiire hädaabi poeskäigu, mis on alati peale reisi see, mis sa vajad. Vaata, hommikuks mul polnud mitte midagi süüa, ma sõin tatart ja kodujuustu. Ja siis mul jäi kõht nii tühjaks, et ma käisin kohvikus pannkooke söömas. Nii et hädaabiostud sain tehtud. Mina ja pensionärid, sest kes teine on kolmapäeval kell 12 poes? Mina pensionärid ja töötud. Okei, tuleb välja, et ainus part, mille ritta seadmiseks mul oli energiat, oligi need toiduasjad kappi panna. Sest ma mõtlesin, ma pesen pea, ma koristan, I'll get back into the routine. Ei. Pole midagi hullemat, kui reisilt tagasi tulla ja sa oled nagu, ma ei taha mitte midagi teha. Ja uudis on see, et mu reis oli super. Mu reis oli tõesti ülitore ja ma tegelikult sain inspiratsiooni selleks vlogiks ka oma reisilt, sest see oli esimene või tähendab juba teine reis sellel aastal, mida ma ei jäänud haigeks. Ma ei jäänud haigeks. Vaata, on midagi selle juures, kui sa satud erinevate arstide juurde, erinevate tervisemuredega ja nad kõik vaatavad sulle silma ja nagu, põhjus on stress. Vana hea, ole vähem stressis ja ma tean, et ma ei ole ainuke, kes nagu on kuulnud seda. Ma tean, et ma ei ole ainuke, kes on sellel teekonnal, et sa üritad nagu elada oma tavalist elu, aga samal ajal ongi olla vähem stressis, nagu populaarne ravida oma närvisüsteemi, mis on siuke võib-olla natukene naljakas sõnastus minu hinnangul, aga lihtsalt mitte olla pidevalt selles tsüklis, et sa tunned, et omega, ma peaks midagi tegema, aga ma ei suuda midagi teha, aga samas nii palju on teha ja saad aru, mis ma mõtlen, on ja. Ja enne reis oli üli hea ja siis reisil ma olin nagu, oh my god, nii hea reis, ma juba ootan, et tulla koju ja siis ma teen vlogi, et olen vähem stressis ja nüüd ma olen kodus ja arvake ära, mis ma olen stressis. Ma tunnen mu nagu, tõepoolest minu aju on selles vaimne hangover. Sellest, et reisil sa ei pea endale süüa tegema, sa ei pea ühtegi kohustust tegema. Sa oled tõenäoliselt rohkem telefonis kui muidu ja ma olin eile terve õhtu tagasi lennates ka veel telefonis. Nüüd ma tulen siia ja ma olen nagu 3, 2, 1, läks. Kell on nüüd 3 kriitilised asjad sain tehtud ja on viimane aeg süüa lõunasööki. Mul ei ole kokkamise vastu mitte mingit kirge. Minus ei sütita see ühtegi väga elevust tekitavat tunnet. Idee, et ma pean tegema süüa. Vaata, kui räägitakse, et ma pole harjunud sööma piisavalt või ma olen harjunud sööma vähe, siis seda seostatakse alati, et ma ei tea, eating disorder ja proovid alla võtta. Ei räägita sellest, et teinekord sul tekib alatoitumus sellest, et sul ei ole harjumust teha süüa. Ma ei ole veel sellele leidnud head lahendust. Ma olen teinud meal preppa ja tellinud asju nii-öelda nagu hulgi koju valmis planeerinud, aga isegi kui ma olen nagu, et nii iga pühapäev ma teen plaani, siis kui jõuab kätte pühapäev, viimane asi, mis ma tahan teha, on plaan. Ja ilmselt toit
ma ei jõuagi asjade tegemiseni, sest ma ei saa ju rääkida ja mõelda samal ajal. Pane hakkliha praadima. Ilmselt toit on üks sellest 3, ma isegi ütleksin tegelikult, et 4 sambast, mis moodustavad tervise ja kui mõnes 4 sambas on error, siis on stress ja haigused kiire tulema, on ju. Mis on need 4 sammast? Class, answer me. Meil on loomulikult uni, meil on toit, meil on liikumine ja mina lisaksin sinna ka vaimse tervise. Ja nagu ma vist ütlesin või võib-olla ma lihtsalt mõtlesin, seda juhtub üllatavalt tihti, ma arvan, et ma olen inimestele või vlogile rääkinud midagi, siis ma unustan ära, et ma tegelikult ei rääkinudki. Toit on võib-olla nendest 4 selline, millega mul on kõige vähem motivatsiooni tegeleda. Ma ei viitsi süüa, enamjaolt ma ei viitsi süüa, minu jaoks on tüütu tegevus. Mul oli lihtsalt viimane hetk, et vaadata otsa sellele, et ma ei kompenseeri piisava une või trenni või liikumise või vaimse tervisega ära seda, kui sa ei söö piisavalt. Üks minu eesmärke, nagu toidu eesmärke siis või põhimõtteid ongi olnud süüa toitu, mis ei ole liiga töödeldud. See osaliselt oli ka minu selle endometrioosi diagnoosi pärast, sest kuigi arstid ütlevad, et elustiil ei mõjuta, siis kui sul on haigus, mis tekitab põletikku kehasse ja ongi nagu põletikuline haigus, siis ma arvan, et ei jookse mööda külgi maha. Süüa, mis on fancy nimi on anti-inflammatory diet, on ju. Hakkasin siis uurima, see on lihtsalt normaalne puhas toitumine. Et ongi sa kasutad võimalikult väheste koostisosadega asju. Mis need lisatud pask on kõik out, on ju. Normaalne puhas toit, mida sõid meie esivanemad, on in. Mul on kahju, mul on väga kahju teile raporteerida, et ma tunnen, et palju paremini kahjuks. Tere hommikust, mul on kahju teatada, siin vlogis veel ei lähe mu soeng paremaks. Ma lähen täna trenni ja siis ma pesen juuksed, ma luban. Käes on nüüd järgmine hommik, kell on 9 midagi. Austades eile peale lõunat mul oli raske päev. Mul tõesti oli, ma juba voodis unistasin, kuidas ma tahan täna süüa vaeseid rüütleid. Ma olen nagu eriti viimasel ajal, kui ma olen olnud rohkem avatud oma vaimse tervise osas, saanud nii palju kirju, kuidas kõik on mingi Maria, sul on raudselt ATH. Ja vaata, osad kirjad on hullemad kui teised, sest mõned on lihtsalt mingi hihi, kuule, et need võib-olla vaata on. Ja teised on nagu, girl, sul on raudselt. Ja minu esimene küsimus teile on, et so what? Vaata, ma olen natukene skeptiline diagnoosimise ühiskonna suhtes. Okei, Maria, kas sa pead hakkama vara hommikul rääkima, mida sa meie ühiskonna osas oled skeptiline? Okei, lühidalt, minu point on lihtsalt see, et tänapäeval iga väiksemgi raske moment internet võrdub selle nagu mingisuguse haiguse diagnoosiga ja lõpuks on see, et näiteks see ATH kohta, jaa, ma tõenäoliselt matchin väga paljudele kriteeriumitele, aga teistpidi, me oleme võib-olla natuke liiga mugavalt hakanud tegema seda, et paar seda sümptomit matchivad ja minule öeldi, et ma ei tea, minul on, aga näed, nüüd sinul ka kindlasti on. Ma mõistan, et see nagu tunne, kui sina saad, ma ei tea, diagnoosi või mingi uue info, et siis see on siuke väga silmi avav osadele inimestele ja ma 100% mõistan siis seda tunnet avada ka teiste silmi. Et sa oled nagu, ma ei teadnudki, et see on ATH sümptom. By the way, näed, äkki sul on ka, on ju. Ja ma saan ka aru, kui see on keegi sul lähedane, siis sa võib-olla reaalselt tunnetada. Aga kui see on keegi inimene internetis, siis why need? No nii, meil on yummy hommikusöök. Meil on 3 muna for protein ja siis meil on vaesed rüütlid ehk lihtsalt lahti klopsitud munast läbi imbunud sai praetud õun kaneeliga. Jätku leiba, ütlen ma selle peale, jätku leiba teile sõbrad ja mina vaatan oma televisiooni edasi. Natuke kange on väike vana inimene. Jaa, täpselt niimoodi. Ja milline kena vaade on Postimajast ometigi. Viimane harjutus, let's go, Anna rebib, like there's no tomorrow. Cheers, sõbrad! Pole midagi nagu alustada mitte lihtsalt nädalavahetust, aga pikka
nädalavahetust. Ühe trenni ja ühe burgeriga. Muuhulgas lähme me pika nädalavahetuse puhul, sest täna on 1. mai, Narva-Jõesuusse. Sinna samasse spaasse, kus valmis, ja mina julgeksin öelda, üks kõige ikoonilisemaid vlooge siin kanalil. Pole midagi paremat, kui teha mitu tiiru keerises ja siis võtta üks jäätis. Näitä oma hipisangat. It's quite unusual, seeking approval. Kuule, mina ütlen, we are Shape of pros. you. Let's go. Pane käima. Viimastest klippidest, mis te nägite enne trenni, siis on nüüd möödas paar päeva crash out'e. Ma ütlen ausalt, ma ei tea, mis seisus on planeedid taevas või mis toimub, aga viimased nädal aega kicked my ass päris kõvasti. Vaata, eile öösel oli breakthrough, eile öösel mul oli see moment, et ma olin nagu everything is gonna be okay. Ja täna on reede, töörahva püha. Nii et väike hommikune trenn, nüüd burger ja siis spa. Plus nagu nii head ilma lubab ka, ma olen nii elevil, võib-olla minna randa, kes teab. Road trip on jõudnud täpselt sinna kohta, kus ma olen ära kuulanud iga võimaliku laulu vist, mis eksisteerib. Milleni ma nüüd sõiduajal ei jõudnud, aga jääbki rohkem aega spaas. On loomulikult meelelahutus, mida ma võtsin endaga kaasa. Mul on väikene ajakirjade haul teile. Shoutout Sirvile, kes on selle vlogi sponsor. Mul on nendega alati sooduskood ja raske nädala valguses mõtlesin ma, oi kui ajakohane, kui minu postkasti jõudis väljaanne nimega Positive News. Jumal või tähendab Sirvi teadis, et ma vajan seda ja see on reaalselt terve ajakiri asjadest, mis maailmas lähevad hästi. Igast positiivset statistikat ja see number on veel mingi linnaruumi number. Ma ei jõudnud seda kodus absoluutselt vaadata, aga Future Urban Living. See on midagi uut mulle. Siis loomulikult ei saa ma mööda Anne ja Stiilist. Maarja-Liis Ilus on, see on siis nagu emadepäeva number, ma eeldan. Alati ma loen Katriini kolumni esimesena. Kes siin oli? Villem Trillem oli siin. See on siuke spa-ajakiri, et ma lähen sinna spaasse. Ma reaalselt nagu võtan ajakirja spaasse kaasa ka. Ma panen ta oma hommikumati taskusse ja siis, kui ma ujumised ära teen ja chillin nagu selle toolikese peal, I'll read. Ja kolmandaks, te juba teate edasi, nagu mulle ikka meeldib öelda, see on ajakiri, mida ma loen, kui ma tahan end tunda targana. See on vaata seda sorti, kus sul on nagu veits põhjalikumad lood ja neil on igal numbril on mingi teema ja selle kevadnumbri teema on ettevõtlus. Nii et te teate, on et. Mul on stash on valmis. Selleks, kui jõuame kohale, sest ma kavatsen spaasse minna kohe. Pole aega, mida raisata. Hommikul niigi raiskasime aega trennis käimisega. Kell on 4:30, kui jõuame kohale. Mul on vaja varbad saada basseini kohe nüüd ja praegu. We made it. Mõtlete, Maria, su varbad ei ole basseinis veel. Tõsi, ma tahtsin teile kiirelt näidata meie tuba kui nunnu. See vibe on niivõrd hea. Selline vahva vaade, 7. korrus. Very nice, yes. Tšekkame vannitubaga. Oih, oota, 24,5 on ilmselgelt. Ma vihkan neid asju. Kas ma olen ainus, kes nendest kõrdi kliima asjadest? Meil ei ole kaarti sees sellepärast vist. Sellepärast oli kliimaga off. Marble vannitookene. Oh yeah. Ma paksin oma seljakotti nagu nii palju asju. Number 1, esimest korda oli mul meeles võtta spaasse kaasa oma saunamüts. Vaatame, kas ma julgen ka sellega reaalselt seal olla või mul hakkab piinlik. Ma pakkisin kodus sükse kiiruga, et kogu oma kosmeetika ma lihtsalt viskasin kilekotti. Nii funktsionaalne. We made it. Oh my god, siin on väliterrass. Õues on nii hea ilm ja siin on mere. Motherfucking vaade. Kas te teete nalja? Ma arvan, et meil oli nagu mitte ainult minul ei olnud eile öösel see tunne, et everything's gonna be okay, vaid see oli nagu kõikidel eestlastel, sest me olime nagu vau. Esimene kind of kevadine nädalavahetus, esimene enam-vähem hea ilm ja vaata siis on siuke kollektiivne, kõik läheb tegelikult hästi. Seni kauaks kuniks meil jagub paigast. Sa tead, et kui käed on sellised, siis on aeg minna tuppa ja tšekki vaadet, tšekkige vaadet viimast korda. Või mitte viimast korda, aga praegu viimast korda. Kõht on juba nii tühi, aeg minna õhtusöögile.
vaikka seal tehakse lõket. Nii cozy, mida asja. Mida helle. Wowza. Oh my god, sõbrad. Minu õhtusöök oli selline feast. Ma tellisin veiseliha köögiviljedega, aga siis see ports oli liiga väike. Nii ma tellisin juurde kanatiivad. Ma ei mäleta nagu millal ma üldse mis tingimustel restoranis 2 toitu tellisin, sest ühest ei saanud kõht täis, aga see tõesti oli üliväike. Pluss siis ma nägin menüüs Belgia vahvleid. Ma pidin. Ja väike seedimise jalutuskäik mere ääres oli nii ilus, mingid inimesed tegid lõket ja see nägi nii salapärane ja cozy välja. Mul on tõesti nüüd väga hea olla, ma juba ootan, et vaadata natuke sarja ja minna magama ja magada kõige magusamad und maailmas. Ma soovin teile head ööd, näeme hommikul. Tere hommikust! Oh my god, siin on nii ere, et ma olen pimestatud täiesti. Oh my god, ma magasin nii hästi. Siin rõdul on nagu mingi 50 kraadi sooja. Siin on nii palav, et ma võiks kohe teha randid omale siin ja praegu reaalselt. Käisime hommikusöögil, hotelli hommikusöök, minu happy place elus. Vaatame, mida päev toob. Mul pole ühtegi kohustust. I am just chillin'. Ma ju zone outisin vaadates, mida võõrad inimesed oma rõdul teevad. Sest ometigi kõige põnevam asi maailmas on luurata, et mida teised teevad oma eluga. Oh my god, nad valmistavad vist mingit kinki ette teisel rõdul. Sellepärast, et seal on õhupallid ja vist on küünlad, mis põlevad. Nad valmistavad mingit üllatust kellelegi. Oh my god, kui nunnu. Seepärast, et seal on tort ja seal on küünlad. Nüüd see tüdruk teeb pilti sellest. Oh my god, ma tahan näha, kas nüüd tuleb sünnipäeva laps ka või? Ma eeldaks, et keegi tuleb nüüd, sest küünlad põlevad. Kustuvad ära muidu ju. Vist põlevad, ma ei näe nii kaugele. Te teate mind, mul ei ole eriti hea silmanägemine these days. Ma ei saa minna tuppa, ma pean nägema, mis nüüd saab. Kas tuleb juba? No nüüd ma olen kannatamatu. Millal tuleb sünnipäeva laps? Te panete mulle terve sükse show siin ülesse ja venitate nii kaua. Ma juba hakkan higistama ausalt öeldes. Mul on väga palav. Mul tuleb, ma ei taha teid ka nüüd hängima jätta. Ma juba kirisin pinge ülesse. Oh my god, ta teeb videot. Ta filmib kogu seda maja. Oh. See tundub, et tuleb hea content. Nii, come on. Oh my god, ma pean istet võtma. Ma ei jaksa püsti seista isegi. Okay, never mind. I hate to leave you hanging, aga nad alles läksid kinki tooma autost ja mingid inimesed kogunevad, seega this is gonna take some time. Keegi vist jõudis, kes vist on see sünnipäeva laps. Ei, nad panevad alles uuesti põlema. Never mind. Oota, nüüd pandi küünal põlema. Nüüd peab tulema keegi, kellele nad laulavad ju ometigi. Ai, see ongi see laps, see väike laps, kelle sünnipäev on. Kõik pildistavad ja ta poseerib. Oh my god. Ja seal oli kroon, mille ta pähe paneb. Oh my god, ja ta puhus küünla ära. Come on, make a wish, girl. Make a wish. Oh, ta tegi kniksu. Wow. Wow, this was gorgeous. Arvestades seda, et ma olen mitte 1, vaid 2 korda käinud langevarjuga hüppamas, on mul nagu naeruväärselt suur kõrguse hirm tekkinud. Näiteks Hiiumaal, kui me käisime tuletorni otsas, ma ei nagu mul hakkasid jalad värisema. Me tulime praegu siia, mis on siis Narva-Jõesuu tuletorn või? Nagu piiri ääres, aga näite sinna poole, seal ongi Venemaa. Oota, ma tulen ka kaamera ette, ma ikkagi olen ka reporter. Seal pool vett ongi ju Venemaa. Natukene hirmus. Arvestades seda, mul on nii suur kõrguse hirm. Elu sees ei läheks uuesti langevarjuhüpet tegema. Never ever. Ja ma ei saa aru, kuidas ma isegi julgesin seda teha. Ma ei tea, aga siin on päris ilus. Tuul pole kõva, nagu safe. Enam-vähem siuke hea jalgealune tundub. Hiiumaal reaalselt tuul puhub, torn liigub. Kuidas sa ehitad torni, mis tuulega liigub? Päris hea. Aga 20 kraadi küll jälle. Tallinnas on vist see 20 kraadi. Siin nagu ta näelda jope ja sall. Aga pole viga, pärast lämma spaasse. Päris ilus. No nii, sõbrad, üllatus, me oleme jälle spaas ja ma ei tea, ma vist ei näidanud teile või kas te teate, on nagu spa osa, ja siis siin on veepark ja loomulikult, mina olen ka sisemiselt laps teinekord, ja ma pidin nendes torudes käima, aga ühtlasi ma olen laps, kes väiksena sai trauma veeparkides, nii et nagu mul on ära ütlemata suur soov proovida, aga siis ma endiselt veits kardan ja nüüd ma käisin 2 torus ja ma pidin endale auhinnaks ostma jäätskokteili. Ja tegelikult on see ka auhind selle eest, et ma tegin 12 000 sammu enne lõunasööki ja minu jaoks see on suht palju. Ja ma olengi aru saanud, et puhkusel, vaata, ma pean tegema päeva esimeses pooles midagi, mis on natuke raske. Ja siis actual puhkus on parem.
sest mulle tunne, ma väärin seda. Ja see skeem õnnestus täna väga hästi. Here I am, sipping my drink. Aga oh my god, siin on üks siuke nagu kollane, siuke asi. Ja vaat see tundub nii hirmus, et ma ei saa aru, kuidas lapsed seal käivad. Ma tõesti ei mõista, kuidas keegi terve mõistuse juures julgeb sellisele asjale minna. Rääkimata nagu nendest, mis välismaal on. Ma isegi ei pane see soundtrack, äkki te kuulete linnulaulu, mis on õues. Uskumata. Ma tunnen ennast nagu räsitud lind täna. Miks lind? Ma ei tea, aga räsitud olen ma igal juhul. Ja on aeg võtta see vlog kokku, perhaps anda veidi konteksti. Kõik räägivad, et ja jagame ma muresid internetis olema avatud, ärme näita ainult highlight reel'e, onju. Aga me ei räägi piisavalt, kui annoying on jagada siis raskemaid aegu või keerulisemaid nädalaid, kui sa veel ei ole nagu teisele poole jõudnud. Lihtne on olla mingi, mul oli nii raske aeg elus ja no probably oligi raske, onju, aga lihtne on sellest rääkida nagu hiljem. Vaata sisuloojana ilus asi on see meie töö juures, et tore, mul on mingi lööve, stress. Ilus asi meie töö juures on see, et iga nädal sul on sidrunid, mida sa saad pigistada ja kunagi sa ei tea, kui palju mahla tuleb ja see on kõik, mis tuli see nädal. Ma sõna otseses mõttes tulin Amsist tagasi. Ma arvan, et see ei olnud ainult see reisilt tagasi tuleku siuke on ja vaid juba enne olid nagu mingid pinged kerinud ja siis see reis oli selline escapism. Ja sa tuled tagasi ja sa oled nagu, oh my god, mu mured pole kadunud mitte kuhugi. Äge. Ja ükski tööriist ei aita. Tõesti, need paar päeva enne seda spaad, I was down bad. Ja ma vaatan, seal spaas oli nii tore ja ma tõesti arvasin, et ma olen kõikidele oma probleemidele lahenduse leidnud. Tulen koju, nad on endiselt siin. Et mul ei ole sellist väga ilusat lõppu siia videosse, aga mul on ilus sõnum, mis on see, et näete, see on nii normaalne ja vaata, me ütleme, et me pole üksi oma muredega ja et mõnes mõttes sotsiaalmeedias sa näed iga päev, kuidas inimesed nagu räägivad oma vaimse tervise muredest, räägivad struggle'itest, näitavad halbu päevi ja ometigi, kui sinul see hetk kätte jõuab, siis ikkagi on lihtne tunda end üksinda. Ma mõtlesin korduvalt selle nädala jooksul, et kas ma olen fucking ainus või? Ma tahaks teiste inimeste nagu pead noaga lahti lõigata ja vaadata nende aiu, et kuidas neil on, sest kas kõigil on nii või? Lõpuks midagi ei ole nii hullu, lihtsalt ma ei viitsi mitte sittagi teha, mul nagu pole motivatsiooni, ma ei tunne asjadest eriti palju rõõmu, nagu ma tunnen hetkes, nagu te näete, ma olin nii fucking õnnelik ja siis ma tulen koju ja ma olen nagu elul pole mõtet. Kui see on metafoorne auk, nagu äkki ma olen poole peal, et välja ronida, ma ei tea. Võib-olla ma arkan homme üles ja ma olen nagu, kõik on jälle nii hästi. Ja võib-olla ma olen üle homme mingi, oh my fucking god. Ja kõige selle lisaks ma hakkasin täna beebipilli võtma. Nii et palju õnne mulle. Kui mind järgmisel nädalal siin ei ole, siis te teate miks. I'm crashing out. Ei, tegelikult ma praegu olen võtnud endale eesmärgiks üle nädala panna videoid. Lihtsalt selleks, et natuke ma töökoormust hallata targalt, ma ei oleks sunnitud panema üles asju, millega ma ei ole rahul ja siis läbi põlema ja võtma pikema pausi, et järgmine nädal mind iguni ei ole. Aga kui mind sellest järgmine nädal ei ole, siis te teate, et I'm crashing out ja I'm working on it. I'm working. Ja nagu, te näete, mul on igas viimases videos mingi fucking lööve ka nagu. Ja mis mul viga on, teedki, lihtsalt tahaks öelda, aga sul on ATH, on ja. Probably, aga mis ma siis teen? Ma just hakkasin ühte ravimit võtma, ma ei hakka võtma teist. Rääkimata sellest, et ei ole nagu seal kohas, kus ma ravimeid kaaluks, aga vahet ei ole, see selleks. Näeme järgmisel või õigemini siis ülejärgmisel nädalal. Olge tublid, kui te olete ka crashing the fuck out, siis te pole ainsad. Kui sul on olnud imeline nädal, siis mul on siiralt hea meel su üle. Ja kommenteerige alla, kuidas, päevaküsimus, kommenteerige alla, mis teile toob elus rõõmu. Kuidas te tõmbate ennast sellest august välja, kus sa oled nagu, et ma ei viitsi, nagu see ongi see ülim motivatsiooni puudus, nagu hoog on otsa saanud. Ja samas sa nagu magad ja püüad nagu taastuda, andke nippe, kui teil on ja I'll get back to you, kui ma saan mõne hea nipi ja proovin, ma annan teile teada, okei? Teeme nii, kokku lepitud jään teie kommentaar ootama. Loodan, et teie jääte minu järgmist videot ootama, ma püüan olla seal paremas tujus ja vahvam. Aga eelkõige ma olen lihtsalt mina ja it is what it is. Vaata, it is what it is.
päeva lõpuks elu. Igal juhul ma nüüd lõpetan. Näeme varsti jälle. Tšau!